Kui rääkida kaunitest Eesti kuurortlinnadest, siis esimese vabariigi ajal oli väga-väga populaarne koht Narva-Jõesuu, kuhu prouad Preiland ja härrased kokku sõitsid, et peenet supluskultuuri nautida. No täna on Narva-Jõesuu jõuliste sammudega astumas sinnapoole, et turist siia tagasi tuua ja selleks on nad asunud ka oma vaatamisväärsusi üle vuntsima. Narva-Jõesuu, varasemalt Hungerburg, on tuntud kuurortlinnana, mille hiilgepäevad jäävad aastakümnete taha. Kuurortlina algas Narva-Jõesuu tõus pärast Tallinn-Peterburi raudtee avamist 1870. aastal. Asula nimetati ametlikult Narva-Jõesuuks 1890. aastal. Linnal on väga suured plaanid ja käivitatud on väga palju erinevaid projekte ja siiralt usume, et see kõik läheb ka töösse, sest on võimalust olnud saada ka rahastust. Ja esimene meie turismiobjekt ongi siin, see on tänane magnet, see on siis Eesti idapoolsem turetorn, mis paikneb tegelikult väga ainulaadses kohas, sest mõelge, mitte ükski tuletorn Eestis ei ole keset linna. Siit paistab meri, siit paistab järv ja kui natuke veel pilku üle heita, on ka naaberriik Venemaa koha peal olemas. Ja mis on hästi huvitav ka sellest, et me näeme ülevalt, mis toimub linnas. Nii et selles mõttes väga ainulaadne ja põnev. Narva-Jõesuu oli ju kunagi siin naaberriigi rahva poolt väga-väga aus ja hinnatud. Kas täna turist tuleb, sest et venelased siia ju enam ei pääse? Ja see olukord tekitas tegelikult sellise tõelise šoki kohapealsetes ettevõtjates. Aga nüüd saab vaadata, et oleme pilgud pööranud Soome poole ja tahaksime ikkagi hakata edestama seda Pärnut. Olin ise Soomes matkamessi ajal ja päris paljud ütlesid, et Pärnu on liiga kärarikas ja rand nii väike. No mida siin Narva-Jõesuus on ju 9,5 kilomeetrit uhket, väga ilusat liivaranda. Lisaks just see, et täna on siin vaikelu ja kindlasti ka jääb vaiksemaks kui Pärnu on ja mida me tahaksime veel turistidele pakkuda, see on nüüd suvehooajal, on just erinevad põnevad üritused. Aga muidu ei ole Narva-Jõesuu ainult pikk liivarand ja majakas, kibekiired ehitustööd käivad mitmes kohas linnas. Lõpuks taastatakse Jõesuudmes olev muul ja juba võtab jumet ka kultuurikvartal. Täna lammutatakse neid vanu maju ja peagi on tulemas siia kultuurikvartal. Uhke promenaad, mis viib tuletornist sadamate juurde. Ja sinna tulevad lavad, vabaajakeskused ja hästi-hästi põnevad asjad. Aga sinna teisele poole vaadates, seal on muul. Ka paar kuud tagasi ka muuli ehitus sai väga tugeva toe ja see on ülioluline ka merelaevanduse poole pealt, sest muul, mis oli väga haledas seisus, saab peagi korrastatud, mis tähendab seda, et pääs jõele on vaba. Ja näete, majakast üldse mitte palju kaugel, vaid natukene siia kesklinna poole Narva-Jõesuus, kus praegu käivad kibekiired ehitustööd, siia tulebki nüüd see palju räägitud kultuurikvartal. Kes aga spa-usku on, siis Narva-Jõesuu pakub mitmeid erinevaid kõrgetasemelisi spa-hotelle, kus lisaks mererannale veemõnusid nautida ja muidugi üritusi ja veel kord üritusi. Kõigepealt meil on, nii nagu te ütlesite, väga ilus rand, eks ole, aga lisaks sellele me aastast aastasse püüame korraldada võimalikult rohkem erinevaid üritusi, kuhu inimesed tulevad ja meie kogemus ja statistika näitavad ka seda, et tänu nendele üritustele me saime umbes plus 20% külastajate poole pealt ja sel aastal täpselt samamoodi. Meil on aina rohkem erinevaid üritusi ja kui rääkida järgmisest aastast, siis lisaks tuletornile tuleb ju veel muul, eks ole, ja kultuurikvartal ja ma usun ja olen enam kui kindel, et järgmisel aastal hoopis teine elu tuleb siia Narva-Jõesuu linna.